tänu infrapunamatile. Aga kus see Itaalia kutt on praegu? Sellepärast, et see oli nii loll kutt, hakkas ühte veel peenemat vaatama, ma räägin. Aga no see selleks on ju. Ja siis oligi, et selles Fast Fit on see infrapunamat ka, et seda salongis ka seda teha, aga mul on ta kodus. Sellepärast, et ma ei viitsi mingis salongis minna matti tegema, ma tahan ikka, et no kuule, vaata. Issand, kui raske. Ei, no sa lähebki siia sisse. See on nagu magamiskott ja see infrapunamat, ta töötab nii, et ta läheb 3–5 sentimeetrit sinu nahapinnast sisse poole, see kiirgussoojus. Ja vaata, sealt hakkab nagu sügavuti neid igasugused rasvarakke ja lõhustama ja need toksiinid tulevad selle higiga välja. Aga miks me infrapuna sauna ei saa minna? Saab sauna ka teha, aga saunas sa pead nagu veel kauem olema, kusjuures infrapuna sauna fänn on see Irina Shayk, kes oli see ja selle Bradley Cooperi eksnaine. Et tema teeb ja ütles, et ta teeb iga nädal korra infrapuna sauna ja see on tema nagu peamine ilurutiin, et noh, võt nii ongi. Ja aga minu jaoks pole ma jõua iga nädal istuda seal saunas, ma ei tea, kui kaua see vist ka jube kallis see sauna paigaldamine. Et see matt, super, võtad kaasa ka, mäletad just, kui ma võtsin Pärnu kaasa ka veel. See oli kohutav, mis juhtus, kas ma räägin vahele nüüd jälle? Mida? Tuleme meie joomistuurilt, peolt. Nii, sellel on matt kaasas. Tuleme tuppa, hotellituppa. Mutt ronib sinna mati sisse. Seal tõmmatakse ju sinna, ta tõmbab ennast nagu kookonisse sellesse kilesse. Kile oli mul, jah. Võib ka, on tegelikult ka puuvillane suke sise nagu rätik. Aga kuhu see igi läheb, siis issanda vits? Ei, no ta läheb puuvilla sisse, siis pesed ära selle pärast. Nii, las ma räägin, ta ronis kile sisse. Siis ta tegi selle ära, ma olin peaaegu magama jäämas, siis ta kiljatas, issand, kui palju vedelikumast välja tuli. Ja võttis sellise suure kilekoti täie kollast vett välja. Kõik see šampanja oli seal kilekoti sees ja siis ta näitas ja liikus õnneks tualettruumi poole. Tühja auku jõid seda šampanjat, siis jõid sisse, lasid väljutasid välja keha kaudu ja läinud ta oligi. See ei olnud kõige meeldivam, et mis ma tahan öelda, ärge tehke seda, kui te tahate oma mehega veel abielus olla või Peikaga pikalt koos olla, siis ärge jumala pärast, jah, sõbranna ees võid teha, mina isegi kirtsutasin nagu halba lõhna ei tulnud, seda võin öelda, ebameeldivat higilõhna ei tulnud. Aga võib-olla ma olin nii purjus lihtsalt. Aga ärge meeste ees selliseid asju naised tehke, sellepärast see võib olla hirmu. Mehed teevad ka seda matti. Näiteks on XL matid, mehed on seal sees, naisel on see, mulle meeldib see alakeha matt, et vaata, siis on natuke nagu ei ole nii palav olla, et vaata, kui ta üleni sees, siis ta nagu kuumutab natuke rohkem, kuigi sa saad seal seda reguleerida seda. Aga mulle meeldib ikkagi tugevama teha ja siis sa saad valida neid mati suurusi ja mehed teevad väga palju seda. Üks küsimus veel, keegi küsis mu käest oli see, et kas sinna sisse võib magama jääda ja kas on eluohtlik, kui sa jääd magama? Ei, no sul lõpeb see ära. Sa paned ju selle programmi ju. Sa pead sättima siin temperatuuri ja siis selle aja ja see timer loeb ja kõik ja siis on lihtsalt lülitab välja. Siis sa magad lihtsalt nagu selles kotis. Jäädki magad hommikul. No võid sa magada, kui tahad. Aga ütleme see selleks, et mina igatahes olen jõulupidudeks valmis varsti, et ma ei tea, kuidas sina. No mis ma tahtsin öelda, et see väljutab selle alkoholi ära ja läinud ta ongi. See kallis šampanja. Ja ikkagi nahatekstuurile, ma ütlen sulle, ma ei ole näinud protseduuri, mis ka nii hästi toimiks, et see nahk on hästi pehme pärast ja tõesti seda ma usun, sest meil on tuttavaid, kes tegelikult seda kasutavad hoogsalt ja nad räägivad just sellest nahatekstuurist, ütlevad, et see läheb kuidagi pehmeks siidiseks. See on üks asi, mis on minul nagu tõesti ilurutiin. Ma tahaks, et ma jõuaks seda tihedamini teha, aga vaata, see ongi see, et sa pead ikkagi selle 40-50 minutit leidma, on ju, kas või kodus olles on ju. Aga õnneks, kui sa oled selles alakehamatis, siis sa saad isegi arvutis, kõik asju saad teha. Kui sa oled üleni, siis on natuke nii, aga siis on ka tõhusam, siis siis vaatad filmi lihtsalt. Ja siis vaatad telekat või arvutit, on ju. Et sa otseselt nagu tööd teha võib-olla lõpus ei saa, et siis on nagu see kuumus nagu natuke nagu tõuseb nagu kogu aeg või see tunne on ju, et